No nii, öö möödas, et oleme siin Sevilla kandis. Hommikul oli päris jahe siin. 7 kraadi või 9 tegelikult oli, mitte 7 päris. Päike tuli välja, läks natuke soojemaks. Et hakkame liikuma siis sinna Ronda poole. Et proovin, ma olen suvised kindad kätte, kes kannatab sõita või paneme talvekindad. Nii, et Mystical näitab 12 kraadi praegu sooja. Niimoodi ja meil siin mingi natuke sõitu. No nii, aga siis paneme liikuma, et vaatame, mis huvitavat tuleb. Väike check-in siit hommikupoole ka, et kell on 12. Sõidame Ronda poole. Mingi 50-60 kiltsi on Rondani jäänud, et peale Sevillat läks teale tee normaalseks, et ei pea siin kiirteel tiksuma ja hommik algas päris külmalt, siin 14 kraadi ja toppisime endale riided ja selge ja võtsin isegi talvekindad, aga nüüd äkitselt läks päris soojaks, et siin 18-19 kraadi näitab ratas, päris mõnus on sõita. Ja siin lõigu peal on päris palju motikaid ka, tuleb meile vastu, et on sükene hea tee. Jah, muud ei olegi, et täna siis sõidame sinna Rondasse, vaatame seal ringi ja siis sõidame Rondast. Ma arvan, lähme uuesti sinna Marbella peale või Estepona peale ja täna oleme seal ja siis homme on juba sükene ranniku chill ja võib-olla vaatame Puerto Banusel seal mingit jahte ja Ferrarisid ja muud sellist. Et vaatame jooksvalt, kuidas me edeneme ja kuidas läheb. Loodus siin ka ilusad, tulevad juba natukene mägesid, rohkem kui Portugalis võib-olla oli, et Portugal see lõuna pool on üsna lamema. Tahtsin veel näidata siit paremale, tulid just põõsad ette, aga läheme siit nurga tagant välja. Et päris ägedad vaated siia. Jällegi võib-olla GoPros nii hästi ei näha, aga sükene natukene toskanalik lõputud põllud ja mäenõlvad ja väga ilus. Väga ilus on see kõik. Päike paistab näkku, päiksekaid ikkagi ei ole, aga õnneks on see kiivril nokk, et see kaitseb päikest ära. Mida kõrgemale päike läheb, seda paremini see nokk töötab. Nii, tulime siin mingit teed nüüd uudistama. Täpselt ei tea, millega on tegemist. Nimi on Via Verde de Sierra, et kunagi olen selle Google Mapsis endale märkinud, aga teagi, mis tee see on see nüüd matkatee või on see läbitav tee või võtame asfalt kadus ära igatahes. Vaatame, mis siit edasi tuleb, et kurat seda teab. Miks see siia pandud sai, ma märgan. Ma ei ole kindel, lähen seal on nüüd silt ees, et seal autod ja motikad ei või sõita. Et mõtlen kõrge. No siit kõrvalt praegu veel nagu saab, aga no vaatame korra veel, et võib-olla ma lihtsalt märkisin mingi matkatee ka endale, jalamatkatee endale kaardile, who knows. Päris palju autosid oli seal, ma arvan, need on enamasti jalamatkajad. Noh, kui ei saa, siis ei ole midagi, väike vahelepõige jälle lihtsalt. Kell on veel vähe, et kiiret ei ole kuhugi.
Ma võtan korra Google Mapsi ette sellest Google Mapsis ka see teadlemus. Nii, me ei hakanud sinna minema, et natukene uurisime, sõitsime edasi ja siis vaatasime üle, et see tegelikult ei ole tsiklitele mõeldud, et see on jalgratastele ja hobustele ja jalgsi matkajatele, et see läheb läbi mingite läbi vana mingi raudtee, mis on iseenesest äge ja läbi mägede tunnelite läbi raudteede ja nii edasi, aga jah, tsiklitele mitte, et ei hakka siis pressima sinna. Aga naudime niisama, just viskas 20 kraadi ette temperatuur, nii et väga mõnus soe on. Päike soojendab. Sõidame siis edasi kuskilt sealt Ronda poole oma seda algset plaani. Nii. Vaatasime, et kui kaugel selline malakost on, hakkasime Veikoga siia kohvrit juba ostma või seda korterit. Uurisime, et kõhud täis. Ütleks nii, et kõige parem söök, mis ma siiamaani sellel reisil olen saanud, oli siin kohvikus. Aga hinnang sellele place'ile oli ka 5-0. Vähe küll oli hinnangu andjaid ja oli väärt ka seda, et väga-väga maitsev oli ja 10.50 maksis siis 3-käiguline söök. Ja väga maitsev söök oli, et sihukene huvitav linnakene. Viskasin peale kohe, alati kui ma kuskil käin, siis ja kui mul meeldib, siis ma kohe mõtlen, et kuidas siin elada oleks. Ja viskasin kinnisvarrele ka hinna peale, et Toommerest 1,5 tundi sõitu, et mõni korter siin oli müügis ja maksis 60, 70, 80, 90 000, et ei olnud väga kallis see värk. Uurime, sõidame natuke ringi, vaatame, mis siin linna peal on põnevat, et inimesed on sõbralikud, tulevad vastu, kõik teretavad, noogutavad, et äge, jah. Äge kohakene. Ja noori inimesi on kusjuures jah, et kui me siin Portugalis nii sõitsime mööda neid väikseid linnu, siis noori ei olnud üldse, et sellised vanad mehed, aga siin on selliseid alla 40-aastaseid inimesi ka ikkagi liigub ringi ja noori emasid lastega ja nii. Nii, tulime siit linnast välja ja kiirutame siin samas linnaäärsetel teedel. Ümber linnateedel väikestel, vaatame, mis siin põnevat on. Oliivisalud ja väiksed mäekesed. Me jälle ikkagi vaatame ekstra offroadi lõike ka, et aga siin on nüüd sihukene algus vähemalt sõidetav ja vana asfalttee on lihtsalt katki läinud ja ei ole ta korda tehtud, et siin saame oma ratastega hakkama küll. Asfalttee, jah. Sõidame Ronda poole ikka veel, et naudime neid vägevaid mägiteid siin. Ilus loodus ja mõnusad teed väiksed. Ja päris hea vaade sinna paremale. Kõrged mäed. Mega head vaated. Äge, see on üks ägedamaid vaateid, mida ma olen näinud. Ever.
nii, Sentinelli peale lähme või? Nii, käisime seal siis Kaljualuses linnas ära, et kaadrit sealt ei teinud, turist oli täis. Aga kui hakkasime siis ronda peale minema, et täna natukene õhtut pikemalt nautida, mitte pimedas kohale jõudma, siis ikka vast seljakott on kadunud. Ja nüüd siis sõidame tagasi 40 mintse sinna, kus me viimane kord arvame, et seljakoti sellest ära võttis, et kell on 5 praegu, palju meil pool tundikest sinna veel sõita. Mööda neid looklevaid teid siin. Ja lähme vaatame, kas oli kott seal ja kas on alles. No nii, laksaki. 40 mintse sõidetud. Lähme vaatame too hetk, kas on alles või ei ole. Selle koha leitsime üles, kusjuures selle järgi, et olin teinud tsiklitest pildid ka. Ja sellega siis pinpointisin ja sellega sai trackida location'it, et kus kohas pilt oli tehtud. Ja siin ta meil pilt tehtud oli. Ja siin me väikse pausi tegime. Kui ma nüüd panin õigesti, ega siin never know. Never know. Esimese tunde järgi mõtleks, et ma ei mäleta, et siin need piirded olid tee ääres. Vaat, siin oligi. Siin see oli. Aga kotti, kotti ma siin ei näe. Nii, jõudsime nüüd rondasse. Liftid siin jõuluvalgustused väljas. Väga park. Et hotelli meil praegu bronnitud ei ole, aga mul on siin üks hotell navis, et lähme vaatame kõigepealt ära, et kuidas see parkimisega lood on, et ei julgenud ennem ära bronnida, et muidugi siis ei ole kindel, kas nüüd tube on, aga siin iseenesest oli praegusel ajal neid hotelle saada küll, et vast ei jää, et loodame, et läheb hästi. Aga Ronda linnas siin ütleks nii, et inimesi on päris palju ja melu käib siin korralik. Politseinikud seal. Tahaks süüa ja Veikale peab muud ostud minema ostma. Vaatame mingit veel nänni. Ahah, kuule me kusjuures vist sõidame üle selle peamise atraktsiooni ka üle selle silla, aga huvitav, kas nad siin tõesti lasevad üle sõita või? Ma arvasin, et see on kinni jalaga autodele, aga see plats ongi siin nii-öelda see peaplats Rondas. Seal on ka näha, et siin on palju inimesi. Ja siit saab üle sõita, jah. Ja seal otse ees on siis kuulus Ronda sild, et kui me üle sõidame, siis siin ei ole näha sittagi. Peab pärast külje pealt vaatama. Siin... Nii, sai mööda. Siin on nüüd see sild. See on hästi kõrge. Pärast tuleb muurima asja. Olgu, aga siit vist läbi GoPro ei ole midagi näha, et vaatame 1 minut hotelli juurde. Kaubune läheb ees. Sellest on meil siuke aeglane tempo. Just teevad sillast pilte siin. Nii, lähme ka vaikselt hobusest mööda. Nii, meie hotell kuskil peaks siin osas olema. Vaatame.
70 meetri pärast paremale. Nüüd siit kuskilt just. Nii, siis sa said keeratud välja arvatud hotellile. Ahah, vaat see sama Soho butiik. Ma korraks panen siia. Ma lähen uurin asja. Siin muidu kuradi 2 autokohta isegi on. Aga ma lähen küsin Veika, mis värk on.